Siia meeleavaldusele peab 800, aga noh, ilmselt nad lähenevad tükkavalt. Nii, minu nimi on Neeme ja kureerin seda meie lühikest koosviibimist, mis peaks siis nüüd idee järgi lõppema Raekoja platsil ja kui on soov, mis tekib iseeneslikult rahva keskel, siis liigume edasi. Eks me siis vaatame, kuhu me Raekoja platsis edasi liigume. Aga praegu ja hetkel oleme me siin ja on kõnekoosolek, kus kohas on registreeritud sõnavõtjaid ja vaatame siis, kuidas asjad kulgevad. Natuke parem, see oli juba kõrgemale kuuldane. Nii, aga ole hea, Georg, ja sõna on sinul. Onko jah kuulda, jah. Tere õhtust, head inimesed. Minu nimi on Georg Kirchberg. Mind juba paljud teavad, ma olen palju kirjutanud artikleid meedias ja majanduses, kui siis ka nüüd immigratsiooniprobleemidest. Mina olen selle ürituse peakorraldaja koos Neeme ja Santaga ja Robiniga. Ma siis räägin teile kõigepealt, ma tegin valmis väikese kõne, mis siis peaks inimesed mõtlema panema. Ma alustan siis näitega ajaloost, räägin teile kõigepealt natukene Ameerika kodusõjast ja siis läheme edasi tänapäevase Euroopa probleemideni. Euroopa Liit tänasel päeval on lõhenenud siis küsimuse ees, kas me peaksime neid pagolasi vastu võtma või mitte. Et mingis mõttes me oleme jõudnud samasse seisu, nagu Ameerika oli 19. sajandi keskel. 1861–65 oli Ameerikas teatavasti kodusõda ja tüliõunaks oli küsimus siis neegrite üle. Lõunaosariiklased arvasid, et neegrid peavad olema orjad ja põhjaosariiklased oli seisukoha, et nad peavad olema vabad inimesed. See viis üle rahva verise kodusõjani, mille käigus siis põhjaosariiklased panid oma õigused maksma. Ka tänases Euroopas on tüliõunaks tekkinud neegrid ja nende kõrval muidugi ka moslemid. Ning Euroopa rahvas on lõhestunud kaheks. Osa Euroopa rahvastest on omaks võtnud kosmopoliitilisi vaated, mille alusel erinevus rikastub ning piirid tuleks maailmas kaotada. Teine osa on aga seisukohal, et immigrandid, eriti just moslemid, hävitavad meie enda elatustaset, kultuuri ning austavad meie elatustaset ja julgeolekut. Kui vaadata fakte selle põhjal, siis tänasel päeval toimub Rootsis, Saksamaal, Taanis, Inglismaal, Prantsusmaal ja kõikides teistes rikastes Euroopa riikides, siis väide, et erinevus rikastab, küll eriti paika ei pea, vaid tuleb hoopis tõdeda, et erinevus hävitab. Kosmopoliidid oskavad oma seisukoha kaitseks esitada vaid emotsionaalseid argumente. Mitte ühtegi faktilist põhjendust nad kunagi esitanud veel ei ole. Kui saatsid mõnega neist vaidlusse, siis alati tõstatan küsimuse, et mida see moslemite assimileerimine meile kasu on toonud ja mis on sellest nende kodumaal paremaks muutunud. Vastust ei ole meil kunagi tulnud. Samas sõimavad nad kõiki konservatiive, rassistideks ja keskaegse mõtlemaneeriga inimesteks. Kui nende enda käest aga küsida, kas te tahate elada kalifaadis, siis jälle vastust ei tule. Mõned inimesed on seisukohal, et kuna Lääne allianss on süüdi kriisiolukorras nii Aafrikas kui Islami riikides, siis peaksime ka meie selle eest vastust kamba, selle põgeniku vooru ära intimineerima. Paraku aga ei ole ei Ameerika ega Euroopa Liidu süüdi Aafrika probleemidest ega Islami riikide probleemidest, vaid kõik need probleemid asuvad ainult nende enda ühiskonnast ja kultuurist. Argumendiks võib tuua ka selle, et eurooplased olid keskajal pagulikumad barbarid kui moslemid, kui tol korral õitses kõrgkultuur. Kui tänasel päeval see enam rolli ei mängi,
Prantsuse revolutsiooni järgne Euroopa on loonud meile turvalise elukeskkonna ning heaolu, samas kui islami maailm muutub üha tagurlikumaks. Peale Iraaki demokraatia loomist tõusis sealt üles hoopis monster nimega ISIS. Isegi Saddam Husseini režiim oli rahumees. Palun räägi kõvemini! Üks kass veel korda. Kõvemini kahjuks ei saa, see ei lähe kõvemini. Aga te võite ka siia lähemale tulla. Türgi praegune islami populistist peaminister Erdogan tegeleb usinalt ilmaliku Türgi looja Mustafa Kemal Atatürki pärandi hävitamisega. Süüria on olnud paari riiki juba algusest saati, elades vaid selle nimel, mismoodi hävitada Iisraeli, mitte selle nimel, kuidas endale rahu ja heaolu luua. Jah, ma tean ise piraadikütina, olen käinud läbi kõik islamiriigid ja tean, et on olemas ka mõned väga kõrgelt arenenud islamiriigid, nagu näiteks Omaan, Ühendemiraadid ja Katar, mis teevad silmad ette isegi Euroopa heaolu ühiskondadele. Emiraadid on oma elatustaseme ja turvalisuse poolest isegi paremad kui Šveits kuningate uuringute kohaselt, kuid see ei muuda teistes islamiriikides mitte midagi paremaks. Kummaline on tähendada veel tõsiasja, et rikkad islamiriigid nagu kolm eelpool nimetatud ja Saudi Araabia ei ole ise vastu võtnud mitte ühtegi põgenikku ei Aafrikast ega Iraagist ega Süüriast ja neid selle eest rassistideks ei sõimata. Küll aga Euroopas kõiki poliitikud sõimatakse. Rassism on lihtsalt kosmopoliitide vaimne konstruktsioon, mis tõttu ei ole ka põhjust sellekohased etteheitid võtnud tõsiselt. Paljud Euroopa poliitikud püüavad üles näidata heatahtlikkust ning suhtuvad islamisse nii sõbralikult, et lausa valetavad oma rahvale näkku. Näiteks endine Saksamaa riigipea Gerhard Schröder tegi avalikkusele teatamaks huvitavad seisukohad omal ajal, et islam ongi osa Saksamaast ning islam ei ole mitte poliitiline ideoloogia, vaid rahumeelne religioon. Tõestuseks pidavalt olema asjaolu, et Türgi olla juba täielikult demokratiseerunud. Mõned päevad hiljem vastas talle avalikus meedias Türgist pärit Moskva sotsiaalteadlane Nekla Kelek, kes ise elab Saksamaal ja tegi teatamaks Schröderile, et islam on juba üle 1000 aasta alates Tootsi ja Poitiers lahingutest kuni Viini piiramiseni välja lääne vastu püha sõda pidanud. Ta lisas veel, et islam on rangelt püha Jumala oskega tunnusta mitte midagi muud. Tema õpetus ei erista riiki kirikust. Ta ütles veel, et üksikud moslemid võivad küll olla haritud ja targad, kuid islam seda ei ole. Ta lisas, et meie ühiskonnas üldiselt kehtiv valgustusajal põhinev mentaliteet ei tähenda üldsegi mitte seda, et me peaksime igat kultuuri aktsepteerima. Et eriti vägivaldseid moslemeid, kes oleksid kohe valmis ennast õhku laskma koos teistega, on ühest küljest küll vaid 3–5% nende koguarvust, kuid arvuliselt teeb see üle maailma 39–65 miljonit tükki. Euroopa Liidul ei ole mitte ühtegi moraalset kohustusi ega praktilist vajadust neid inimesi vastu võtta. Kus, kuidas ja kõik need lõputud arvud. Ja nüüd on meil hea võimalus anda sõnajärg üle kaheldamatult inimesele, keda ei pea tutvustama. Siit ta tuleb, teda on tabanud saatuse raske katsumus. Kristiina Õuland, meie pikaajaline välisminister. Ja ma usun, et nii, Kristiina, sa oled tubli. Kas sa soovid ühte endale toetuseks või sa toetud minu peale? Kristiina on oma olemuselt küll loomulikult raske kaallane, aga nagu me näeme, ta ei ole nii korpulentne, ma jaksaks ta ära kanda. Nii, Kristiinal on meile jagada midagi, mis meid kinnitab ja ma usun seda, et sa, Kristiina, natukene avad ka taustasi, millised jõud ja kuidas ja mis asjaoludel üldse produtseerib tervet seda protsessi, mille pärast me oleme siin ja mille pärast tegelikult terve Eestimaa mõtleb selle peale nii või teisiti ja mitte ainult eestlased, vaid ka need kogukonnad, kes on siin elanud tegelikult väga pikka aega. Kristiina, ole hea. Tere, head inimesed, kes te olete siia kokku tulnud ühe asja pärast. See üks asi on suur mure,
Eestimaa tuleviku pärast, mis ka mind täna siia teie ette tõi. Ma arvan, inimesed, et me seisame praegu väga ajaloolisel hetkel täna siin Tammsaare pargis. Ma väga loodan, et sellest liikumisest, mis on täna rahva poolt korraldatud, ei ühegi erakonna poolt, vaid inimeste hulgas on see initsiatiiv tulnud, et see initsiatiiv, et see rahvaliikumine jätkub üle Eesti kogu suve. Kas te olete selleks valmis? See ei kuule, et räägime. Kas on valmis selleks, et korraldada üle Eesti taolisi rahvaliikumisi, et näidata rahva meelsust meie valitsusele, kes on valmis otsustama Eesti tulevikku jäädamatult muutvat asja? Kas te olete valmis, et see rahvaliikumine jätkub üle Eesti? Tänane valitsus, kes on alles hiljuti võimule tulnud, ei täida tegelikult rahva soove, sest täna rahvas kardab ühte asja. Rahvas kardab seda, et tehakse otsus kusagil kabineti vaikuses ja siis on Eesti saatus, Eesti ajalugu jäädamatult pöördunud. Kas me oleme valmis sellise otsuse vastu ühiselt seisma? Head inimesed, meie oma mees Euroopa Komisjonis, Andrus Ansip, on selle otsuse taga, et Eestisse tuua tuhandeid põgenikke. Sest Euroopa Komisjon, kes sellise ettepanekuga välja tegi selle otsuse üksmeelselt. Kas me oleme kuulnud midagi, et meie mees Euroopas, Andrus Ansip, oleks Eesti kaitseks välja astunud? Seega, täna olen ma siin teie ees, et kutsuda üles rahvast üle Eesti seisma vastu sellele pöördumatule ajaloolisele muutusele, mis ohustab Eestit. Ma kutsun rahvast üles sellepärast, et ainult rahvas saab seda ajalugu, seda õudset ajaloolist otsust ära hoida. Rahva käes on täna Eesti saatus. Me peame tulema välja, me peame sinimustvalged uuesti välja võtma, me ei tohi kedagi karta, sest me seisame õige asja eest. Kas te olete valmis jätkama terve suve üle Eesti rahvaliikumisi? Me võime olla täna Eesti ajaloo lõpu ees, sest kui see otsus tuleb, et võtta tuhandeid põgenikke, mitte tuhanded, sest kohe kui 1000 on tulnud, tulevad juba järgmised 1000. Kui me laseme sellel sündida, siis on Eesti tulevik pöördumatult muutunud. Me peame sellele vastu seisma ühtselt, ühtse rahvana. Kas te olete selleks valmis? Jälle sa karjud, mine ära või ole tasa. Head inimesed, me oleme alustanud allkirjade kogumist selle vastu, et pagulasi Eestisse ei lubataks. Neid allkirju on vaja koguda väga palju. 1000 ei piisa. 2000 ka ei piisa. Meil on vaja vähemalt 100 000 allkirja koguda. Meil on vaja koguda vähemalt 200 000 allkirja selleks, et Eesti rahva sõnum viia valitsusele. Me peame need allkirjad kokku saama. See on Eesti tuleviku küsimus. See on iga Eesti maalase südametunnistuse küsimus. Kui me laseme sellel asjal sündida, siis ei ole rohkem siia kunagi mitte kedagi süüdistada. Tänane valitsus ei seisa Eesti rahvale. Eesti rahvas peab ise seisma oma tuleviku eest. Ja seetõttu veel kord lõpetuseks ma kutsun üles jätkama seda liikumist, mida kodanikuühiskonna inimesed on alustanud. Ma olen valmis ise kõikidel üritustel nii palju kui võimalik kaasa lööma, julgustama inimesi, sest veel kord see ajupesu, see hirmutamine, mis käib paralleelselt, sellest ei tohi välja teha. Meie tulevik on meie endi kätes ja mitte keegi, mingi väike klikk ei saa meist üle sõita. Euroopa Komisjon ei saa Eestile ette kirjutada, mida me tohime teha või mida mitte pagulaste teemadel.
see on Eesti riigi otsus ja kui meie valitsus ei suuda seda otsust teha, kui meie valitsus ei suuda kaitsta Eesti rahvuse, Eesti kultuuri ja traditsioonide säilimist siin väiksel maamunal, siis peab tegema seda rahvas. Kõik on teie kätes, head inimesed. Kuidas meie riik toimib? Kas te olete pannud tähele, kuidas ajakirjanduses, televisioonis, kui seda teemat käsitletakse, minnakse välja tänava peale ja esitatakse küsimus, kui palju pagulasi me oleme valmis vastu võtma? Tingimustes, kus on esitamata küsimus, kas võtta vastu või mitte võtta, esitatakse küsimus, mille eelduseks on juba teatav vastus probleemile, mille positiivsed ja negatiivsed küljed ja tagajärjed on täiesti lahti rääkimata. Inimene, kes on poliitik, tema peab nägema asju ette mitte järgmiste valimisteni, vaid 25, 50 ja 100 aastat. Meile esitatakse küsimus, tegelikult näidates nagu seda neljast karja linna väravate taga leebelt mäletseva lehmakarjakesena, kes peaks peagi hakkama meie väravate seespool lahkelt ilma andma ja täiendama meie ahtraks jäävat lehmakarja. Ja kui keegi ütleb vastu, et tulge, need ei ole lehmakesed, see võib olla Trooja hobuste kari, siis öeldakse, et eestlane jonnib. Siin on teine küsimus. Meie poliitilisest kultuurist ja asjaajamisest ei tegelda mitte argumentidega, vaid rünnatakse opositsioonilise seisukoha avaldajat. Eestlane näeb jonnib, tema on rumal. Meile on jõudnud ajakirjanduse kaudu küll teateid, et seal on haritud inimesi, aga minu teada pole ühtegi reportaaži jõudnud. Kas keegi on lugenud kuskilt ajakirjast analüüsivat artiklist moslemite olukorrast, probleemidest ja positiivsetest kõigidest Soomes ja Rootsis? Tõstke käsi. On olnud. 3 kätt tõusis. Kus oli võimalik lugeda immigrantide probleemidest Soomes ja Rootsis? Kas keegi oskab ütelda? 1 käsi tõusis. Nagu vähe võid. Rootsis on rohkem vist, mina elan Helsingis ja Rootsis elasin ka 2 aastat. Jaa, aga küsimus on praegu, eks ole, meie riigi toimimisest, meie asja ajamisest. Ajakirjandus, keda siin täna tundub ka päris hulgaliselt, ta ei ole oma kohust täitnud. Ei ole analüüse, mis on saanud neist inimestest. Me ei tea ka seda, mis saab nendest inimestest edasi, kes täna on pagulaste keskustest. Kas nad hakkavad tööle, kas nad rändavad kuskile edasi. See kõik on teadmata. Seepärast ma kutsun teid üles andma allkirja Rahvaühenduse erakonna korraldatud petitsioonide allkirja kogustamisele. See on siin ees, et selline protsess peatada. Me oleme näinud küll televisioonist huvitavat pilti. Paaditäied ja paaditäied pilgeni täis neegreid saabuvad Vahemerel kuskile territoriaal või isegi rahvusvahelistesse söötesse, nad päästavad sealt ära ja nii kui nad on saanud kuivale maale, siis on pead vastu maad, tagumikud püsti ja nad tänavad kedagi. Mis te arvate? Allahi. Õige. Niimoodi ei tänata katoliiklastest päästjaid. Nad tänavad Allahi, tähendab, nad on Allahile täna võlgu, aga mida Allah tahab? Loomulikult oma mõju laienemist üle terve Euroopa. Tahab kogu rahva paradiisi viia Allah. Ja ära tappa kõik. Nii et, inimesed, kui teilt küsitakse, kui palju, siis ütelge, teie küsimus on valesti püstitatud. Te peaksite küsima, kas jaa või ei ja põhjendama. Meile on ajakirjanduse kaudu jõudnud kinnitusi, et seal on palju haritud inimesi. Mul on oma poja kaudu huvitav kogemus, kes ISF-i kaudu abistas ühte siia Nigeeriast saabunud noormest, kes muljetas oma kõrgkoolist. Oli tunnistajaks sellisele pildile, et nende õppejõud pidi akna kaudu põgenema, sest koolivennad siirdusid matšeetedega oma hindeid parandama. Nüüd me kuuleme, et põgenike laagrites on rohkesti haritud inimesi. Huvitav, kuidas nende haridus on saadud.
ja kui nad tõesti haritud on, siis nad peaksid olema võimelised ju interneti kaudu välja selgitama, millised on meil siin asutused, mis ühtivad nende erialaga ja las nad siis saadavad oma CV-d ja kandideerivad. Ehk nii-öelda nurgakiviks on selle tänasel sündmusel. Eesti pole selleks valmis. Kas Eesti on selleks valmis? Ei saagi valmis! Nii, vaatame edasi. Siin on keegi härra pakub välja immigratsioon võrdub genotsiid. No, loomulikult saab selle asja nii läheneda. Siit vasakult tiivalt või siis tegelikult vaadates paremalt tiivalt stopp eurokalifaadile. Seda oli vend Georg piisavalt valgust. Samas vaimus valitsustasandil. Nii, vaatame seal. Eestimaa on minu kodumaa. See on meeldetuletus. Seal kipub meid tihti käest ära minema, kipub ununema. Eestimaa on minu kodumaa. Tõstame käed, kelle kodumaa on see maa, kus me praegu sõidame, selle maa pealinnas. Meie armastatud rahvakirjanikud Tammsaare palge ees. Tammsaare kuuleb ka praegu. Kuuleb, Tammsaare kuuleb. Muidugi kuuleb. Nii, mis meil veel on siin? 43 miljonit juudaseeklit. See on väga hea sõnastus. 43 miljonit juudaseeklit. Iseenesest väga suur raha. Väga suur raha. Ja tõesti mingisuguse perioodi sellega ju tegelikult kaetaks kõik. Terve see protsess on protsessi algus. 43 miljonit, kui see ümber arvestada, ma ei ole tugev arvudes. Kujul läbi viidavad küsitlused ja uuringud toovad esile tõsiasja, et see protsent on meeletult kõrge, kes ei aktsepteeri seda. Aga noh, eestlaslikult, nagu me oleme ju, teadagi, millised me oleme tublid ja samas kaparajad jobud. Välja ei tule inimesed. Nii-öelda töö käib sektsioonides. Nagu mäletame, eelnevatel aegadel öeldi töösektsioonides. Aga me mäletame 27 aasta taguseid sündmuseid. See on mu selles nurgas, kus on meie trikoloor ja on see tekst Stopp eurokalifaadile. Seal on mees, ta nimi on Tanel Vainumäe, 27 aastat tagasi Raekoja platsis algas nende lõbusate tänava muusikute initsiatiivil, nende koos mängimisest mingisuguse toreda seltskonnaga sai alguse laulev revolutsioon, mis päädis siis teadagi millega, eks ju, hakkas vanalinna päevade lõpetamisel. Oli niimoodi, Tanel? Oli. Nii et me ei tea kunagi, millal see võib taas korda. Kus rahva sisemine, mingisugune, nähtamatu reservaar on täitunud, kus kohas karikas saab täis. Kus kohas pendel on jõudnud sellesse äärmisesse positsiooni, kus ta hakkab tagasi liikuma. Siin eesridades on üks meie armastatud Eesti laulja, kes küsib, kus kohas on meie laulu ja revolutsiooni tähed? Kus nad täna on? See on asendunud teiste jõududega. Neile, sina siin, teie keskel on need inimesed. Ja tuleme selleks valmis. Seal on väga julge slõugan üleval, aga see on esitatud. Me elame täna veel demokraatlikul maal, demokraatlikus riigis. Rahvarõivas. Jah, meile proovitakse Taavi uut rahvarõivast selga pakkuda mingisuguse valemiga. Nii, keegi armas vend pakkus mulle siin praegu internetis aktiivselt liikuva loosungi. Ahoi, kallis kodumaa, kuluta igale eestlasele ka 1667 eurot kuus. Nagu ma ennist viitasin, ma ei ole tugev arvudes, aga mingisugune sisetunne ütleb seda, et iga ühiskond peab oma vangid ära toitma ja see on väga kallis luksuskaup pidada üleval vangisi. Aga vangide igakuine ülalpidamiskulu, minu mälu järgi, keegi võib seda kinnitada või eitada, on oluliselt väiksem kui selle segmendi
keda me ei taha siia. 1313, osate lisada, on kinnipeetava kulu maksumaksjale, et need ei ühilduks ja sellest ei moodustuks halb vaimsus, mitte hea ja toitev ja arenev vaimsus, vaid destruktiivsus. Me proovime seda lahus hoida. Ja ma veel toonitan, sellel meeleavaldusel ja sellel meelsusel, mis meid ühendab, ei saa mingit pistmist olla rassismiga, vaid see peab olema suunatud valitsuse tagatuvadesse, kõigisse sellesse osasse, millel Kristiina natukene paotas, aga siiski mitte eriti. Paatada, kus kohas need sünnivad, mis selle tingib, sest meil on neid põhjendusi võimalik lüüa igatsugusel teemal. Igasugustele eluilmingutele saab anda päris rahuldava mõistusliku seletuse ja vaste. Kas see tegelikult nii on? Sest saab igaüks saanud, see ei ole tegelikult. Tegelikult jõud on seal kuskil taga. Ja seda sõnastada, jah, ma ei ole päris pädev, aga me seisame sellele jõule vastu. Nimetate kui teda siis saatanaks või kelleks iganes. Sellele on põhjust vastu sõita ja ühendada jõud ja see vaimsus, et tekiks üks suur võimas sünergia, mis on meid ükskord veerand sajandit tagasi veel hullemast olukorrast välja toonud. Nii, okei, näeme, sa võid nüüd lõpetada, ma võtan siis patsist kinni ja ohjan ennast. Nii, meil on... Nii. Tere! Euroopa on praegu sõjas, infosõjas. Ja see infosõda on õnnestunud suunata nüüd väga ilusasti selliseks tüüpliseks mudamaadluseks, kraavis kraavi muda loopimiseks. Üks sõimab ühte, teine teist. Võim sõimab alamaid, et nemad on rassistid ja nii edasi. Alamad sõimavad võimu ja kõige nende vahe on pagulased. Neid on isegi mõned olemas. Nii. Infosõdadega on niimoodi, et neid tavaliselt juhitakse kellegi poolt ja tõesti poliitmanipulaatorid on õnnestunud see sama infovahetus muuta infosõjaks pori loopimiseks. Üks ei kuula ühte, teine ei kuula teist või õigemini kui ka kuulata üritatakse, siis näitatakse kohe see, et see on mörkus juba, eks ole, et ta tegelikult tunnistab seda ja tegelikult ta on lõhestatud isik ja nii edasi. Võim on väga tugev oma mõtte peale surumisega, oma tahte peale surumisega ja ta ei vali selleks vahendeid, infovahendeid ta ei vali selleks. Võim koos kodanikega seisid vastu Lõuna Venemaale, selle info propagandale. Ja Euroopa võitis selle sõja mitte tänu infole, vaid tänu infoga kaasas käivale tööle, mida kodanikud tegid. Ühtlasi oli vaja natuke ka äraostmist, oli vaja põhjakiht ära osta, et seda ei saaks väga manipuleerida. Sellise infosõja puhul on ka üks suur lugu. Seda ei võida ei Euroopa võimukandjad ega Euroopa kodanikud. Selle võidavad võõrad, kes käivad koera koha kätte mõlemine. Nii Euroopa võimule kui Euroopa kodanik. Praegusel Euroopa võimul on vajalik isegi selleks, et oleks kedagi sellist pisavat manipuleerivat jõudu, kes on valmis laamendama kodanikele koha kätte näitama või kes julgevad head tõsta ja pool tõdede abil, pool protsenti tõdede abil saab kodanikke ka mida meile meenutati väga teravalt, väga selge, mitte kõik nõus sellega laulva revolutsiooni ajal, kui
Orwelli 1984. Praegune ametikeeel on väga sarnane sellele, mida Orwell kirjutas Orwelli 1984. Selline orjakaubandus on suuremaid nägemaid kuritegevust ja selle korraldaja tuleks anda kohtu alla. Minna juba ei jõudnud. Pagulased on tõesti olemas ja Mul on endale pagulasi juurde. Tuleb siia seda täpselt. pagulased selja taga on taga majandus. Vaja on veel selge asi väga. Täiega mõnitakse ja vastaseisu alla. Ehk teiste sõnadega sisuliste pagulaste vastu töötatakse ühislindel. Tere, hea rahvas! On võimendus peal? Ma tahan öelda ainult tegelikult paar sõna, sellepärast et päris olulised mõtted on siin välja öeldud. Eriti põhjalik ettekanne oli Georgil selle olukorra kohta ja ka sinna midagi lisada ei ole. Ainult et võib-olla, kui ma oma seisukohta ütlen, et võib-olla ma ei ole absoluutselt pagulaste vastu. Kui on sõjapõgenikud kuskilt, siis me jõudumööda võime neid vastu võtta, aga meil ei tohi seda peale pressida. Sellepärast, et praegu tehakse meile tõesti ajuloputus. Meile räägitakse, et näete, kui head nad on, näete, kuidas nad rikastavad ühiskonda ja kuidas me oleme pahad, kui me vaatame täpselt, kui me vaatame seda, mis probleemid on tegelikult Euroopas kaasa tulnud, siis on täpselt vastupidiselt. Et nende probleemide tekkimise eest peame nüüd hoidma. Me oleme valinud valimiste ajal päris kenad inimesed Euroopa Parlamendis. Päris toredate lubadustega. Ja kui me nüüd vaatame, mis seal nendega toimub, siis on ainult üks mees, kes on endale kindlaks jäänud ja ajab seal Eesti asju, see on Ulle Kelam. Aga teised mehed, naised, ma ei räägi Yana Toomisse praegu, aga ma räägin Kaja Kallas ja Marju Lauristin ja isegi Urmas Paet. Nad on nagu ära pööratud. Ja see, mida räägivad nende erakonnad ja teine asi on see, mida räägivad nende samade erakondade poolt Euroopasse saaditud seal. Hello, dear Estonians, please wake up, because it's no time anymore. It's not even 11:45 and 3:12, because multicultural fairy tales not exist. I was living in Germany, in Italy, in Finland. It's no way. Now I came here, I bought the property in Pärnu, and I really will protect this country shoulder to shoulder with Estonians, because we really have to fight. It's no time anymore. Я сейчас скажу вам по-русски, кто не понимает английский. Пожалуйста, эстонцы, просыпайтесь, защищайте свою страну, потому что невозможно, если посмотрите, что стало в Норвегии, со Швецией, Финляндией, там невозможно больше жить, потому что мультикультура не существует. Посадите льва и котенка в одну клетку, что будет? Посадите волка и собаку в одну клетку, кто выживет? Подумайте о своих детях и подумайте о своем будущем. Айда! Nii nagu Nõukogude miilitsaautodes sireenid olid. See on meeldetuletus, et sireenid hakkavad huilgama varem või hiljem. Ega me ei pääse. See oli tõus. Petitsiooni kohta. Nii,
tuletatakse mulle pidevalt meelde, et peale selle emotsiooni, mida me siin saame ja jagame ja vahendame ja võtame kaasa, on meil võimalus ka ilusti oma valge käekesega allkirjastada petitsioon. Siin on ees laud, kes ei ole seda täitnud, aga kes on ühel nõul, tähendab, oleme ühel meelel, siis oma allkirjaga kinnitada selle petitsioonile siis oma nii-öelda nõusolek. Nii, nüüd on piisavalt palju on siin olnud sõnavõttusi, on intellektuaalsemaid, vähem intellektuaalsemaid, ülesehitatavaid ja nii edasi ja masendavamaid ja maagiskavaid. Aga no, ega see ei saa lõpmatult kesta. Sa ei taha öelda? Okei, nii. Meil oli lihtsalt üks inimene, kes oli kohakohal, kas öelda oma mõtted välja mitte, aga ta ei olnud valmis mingitel asjaoludel. Ma usun, et meie keskel on peaaegu igaühel midagi öelda ja ta ütleb. Paljud isegi ei ütle, nad räägivad sellest oma südames, aga nüüd on põhjust meil lihtsalt samm edasi astuda. See, mida me enam südames mõtlesime, seda me räägime nüüd sõbraga. Ja see, mida me sõbraga räägime, seda me räägime nüüd juba avalikult. Ja tõsta seda nivood lihtsalt kõrgemalt, sest see energiaviirg, eks ju, mis produtseerib tervet seda, kõike seda protsessi, mille pärast me täna siin oleme. See on võimas ja see liigub paraku meist oluliselt kiiremini. Aga me ei lepi sellega, ja... Sa ütles, ma ei tahtnud sõna, nüüd see seletab kõik aega juba. Nii, ja sõbrad, kaasmõtlejad, kaasteelised, siinkohal lõpetame Tammsaare pargis, siin Anton Hanseni palge ees selle kõnekoosoleku, aga sellega see veel ei lõppe. Meid on siia koondunud hinnanguliselt täpselt nii palju, kui meid on. Ja siit kohast liigume, meil on transparendid, kus kohta on selgelt meie mõtted kirja pandud. Hoiame nüüd transparente käes ja liigume siit mööda meile tuttavat teed. Siit ülekäigu raja, mööda Viru tänavat, Raekoja platsi. Ja deklareerime selle väikese rongkäiguga seda, et me oleme ühes teadvuses, ühendatud teadvuses, nendes küsimustes, mille pärast me täna siia kokku tulime. Aitäh heale sõbrale võimaluse eest. Ma edastan siis selle sõnumi. Minu nimi on Jaan Otto, ma ei ole anonüümus. Ja ma kannan seda plakatit aastast 2 korda siin sama platsil. See ei ole argus või julgus. Kes seda ütlevad, see ei tea, mis on julgus. Ma tahtsin teile öelda seda, et te teate vist, mis asi on internet. Te teate vist, mis asi on Wikipedia. Siis minge interneti sisse, kui te olete soome keele oskajad. Tuksige sinna sisse, suomali. Tuksige sinna sisse, somalinen tekemät rikokset. Ja te näette, mis sealt hakkab välja tulema. Selleks, et meie vähenimine peatud oleks vaja vähemalt 2,1. Ja viimane sõnum. Kes seda kõike laulsid ja rahvast kaasa kiskusid. Kas nad on nüüd ära ostetud või on hoopis ära tapetud? Ma mõtlen mentaalselt. Nende aeg oleks nüüd teid kokku kutsuda, nagu oli see varem. Miks nad enam häält ei tee? Selles on küsimus. Kus on meie kultuurirahvas? Kus on meie laulurahvas? Kes nüüd veel kokku kutsub? Kas mina? Kas tulete, kui ma kutsun? Ma tänan juba ette, aga seda kõike ainult meie eneste pärast, mitte selle pärast, mis toimub meie mäe otsas. Me peame kukutama selle värdvalitsuse, kes on libavalitsus, kes on tulnud valede ja pettustega võimule.
võtnud meid kõiki läbi ja lõhki. 17 sekundit, 13 sekundit. Aitäh Eesti politsei. Politsei poolt on kõik väga organiseeritud. Linnavalitsus tuulis ainult nii ametlikult selle ämbri meile kinkida, et koks üritus polnud ja üritused ja organiseeritud. Aitäh Eesti politseile. Vaenu ja lõppu üritavad. Aitäh ei nemad. Mis arvab endast oleme? Eesti pole selleks valmis! Ei sellisele pagulaspoliitikale, nagu plaanib seda meie valitsus! Sest Eesti pole selleks valmis! Eesti pole selleks valmis! Ei, Euroopa kvoot on täis! Eesti kvoot on täis! Eesti kvoot on täis! Eesti kvoot on täis! Eesti pole selleks valmis! Eesti kvoot on null! Selle kauni muusikaga ja plaksutamisega. Vajadusel toetame üritusi ja veel Saaremaa rahva
kell 6 ekraani 10. Ja nüüd, kes kõik kohale tulid, tehke endale suur aplaus Eesti Vabariigi ees seismise eest.